Meie räägime siis täna teile põhiliselt ikkagi riigikaitselaagrist. Võib panna järgmise. Laager algas sellega, et me sõitsime Nurmsile, hommikul läksime kooliparklast ja Nurmsil osa poisse siis tegelesid riiete väljastamisega ja osa läksid laagriplatsile. Need, kes siis riideid ei väljastanud, nemad ootasid väga kaua ja panid telke kokku. Üldiselt meeleolu veel tollel hetkel oli üpriski muhe ja rõõmus. Nii, räägime teile natukene laagri tegevustest. Me väga ei süvene neisse, sest kes on 11. valinud selle kursuse, need saavad ise ka seda kõike kogeda ja kümnendikud niikuinii peavad seda kõike kogema. Esimeseks algusest oli siis orienteerumine, mina seal ei osalenud, kuna olin võistlustel. Ja siis oli meditsiin, kus räägiti ka üpriski põgusalt sellest kõigest. Siis käisime Võsa vahel airsofti mängimas. Tegime sõjalisi maskeeringuid, ka siin pildi peal on näha meie imelisi kunstiteoseid. Siis tutvusime relvadega, oli päris palju relvi, saime käes hoida, vaadata neid igatpidi. Ja sideõppes vedasime traati, kuulasime ja oli üldse siuke lõbus. Jah, ja siis oli ka taktikaline liikumine ja muud tegevused. Taktikaline liikumine oli isiklikult minu lemmik, sest vihma sadas. Meil ei olnud õpetaja lipp kaasa võtnud vihmakeepe, kui kõikide teistel need olid. Ja siuke mudas oli päris lõbus möllata. Ma ei tea, kui lõbus see teistel oli, aga mulle meeldis. No ja minu lemmik oli muidugi airsoft. Jah, oli muid tegevusi ka, mis neist me täpselt ei räägi. Siin on näha meie emotsioone. Üldiselt oli ikka lõbus, minu arvates vähemalt. Räägime teile ka siis öisest elust, mis öösel toimus. Väga palju lõbusaid asju oli seal siis. Nii. Öösel oli valve, nii liikuv valve kui ka kohapealine valve. Oli väga külm, nii et soovitan teil, kes lähevad, võtta soojad riided kaasa. Olid ka ööhäired, mitu korda pidime telkidest välja jooksma ja positsioonidele jooksma. Ja olid ööhäired, väga palju ööhäireid, väga paljud magasid ka sisse need ööhäired. Ja ütleme nii, et kui sa pidid ka ahjuvalvet pidama, et tund aega öösel oled üleval ja jälgid ahju. Mul oli niimoodi, et ma olin kella 4-5 olin ahjuvalves ja siis 5-6 olin valves. Räägin teile natukene ka enda varasemast kogemusest. Enne ma küsin Hendrilt, et mis on sinu varasem kogemus? Pole. Väga hästi. Nüüd on minul see võimalus teid natukene valgustada. Mina olin siis osa siukesest organisatsioonist nagu Kodutütred. Olin seal 10 aastat, sai väga palju uusi asju õpitud. Siin on ka näha väikest mind fotojahil ja ma ütlen, ma väga soovitan, kes veel on alaealised, minna kas Kodutütardesse, Naiskodukaitsesse või Kaitseliitu. See annab väga hea põhja eluks ja kohtub väga põnevate uute inimestega. Ja siin vasakpoolsel pildil on siis eelmine aasta väljaõpe Poolas, kus sai ikka kinnitus see, et Eesti julgeolek on natukene kõrgemal tasemel kui Poola, Läti ja Leedu oma. Ja meil on ka üks video, mis tehti seal meil laagris. Me näitame teile seda. Toob riigikaitseõpetus gümnaasiumiastmes kohustuslikuks, tuleb Kaitseliidul hakata korraldama riigikaitseõppe välilaagreid. Selleks tuleb Kaitseliidul leida lisaraha ja riigil koolitada juurde riigikaitseõpetajaid.
156 Järvamaa ja Tallinna koolide gümnasisti kinnistab riigikaitsetunnis õpitut Nurmsi välilaagris. Õpilased, kellega rääkisime, toetavad praeguse vabatahtliku riigikaitseõpetuse kohustuslikuks muutmist. Praegu, kui vabatahtlikult on osavõtlus, siis on üle poole meie lennust riigikaitsest juba osa võtnud ja vägagi arvavad, et see on tähtis ja oluline. Ma näen, et see ei ole ainult kasuks riigikaitsmise eesmärgil, vaid need oskused tulevad abiks ka tavalises elus. Riigikaitseõpetus on Türi ühisgümnaasiumis kõige populaarsem valikaine. Riigikaitseõpetuse kohustuslikuks muutmine koolile sügisel uusi kohustusi kaasa ei too. Pealegi saab kool ise valida, kas õpetada seda ainet 10., 11. või 12. klassis. Õppevahendid kui sellised on alati õpetaja ise kaasa võtnud. Ja palgaraha maksmisega ei ole meil ka ühelgi aastal nagu probleemi olnud, et ma ei ütleks, et nüüd koolile tuleb lisakulutusi sellega seonduvalt. Järvamaal toimuvad välilaagrid Kaitseliidu Järvamaleva vedamisel ja kuna maakonnas gümnasiste napib, tehakse seda koos Tallinna koolidega. Selle maksab kinni täna Kaitseliit ja ressurssi ei ole kunagi ülearvud. Seda on võistvalt kasutada, aga leiame ka vabatahtlikke nii naiskodukaitse näol, kes peavad süüa ja kui vaja, siis kaasame kaitseväelasi. Seal nägime siis ka meie riigikaitseõpetajat, õpetaja Lippu. Väga tore, muhe mees. Tundides räägib teile väga palju, väga süvenenud kõigest siis sellest Euroopa riigikaitsest ja sõdadest. Eriti oluliseks pidas ta meie tundides siis seda Ukraina sõda, millest rääkisime päris mitu nädalat. Iga tund kuulsime sellest. Riigikaitse vajalikkus. Miks on sinu arvates riigikaitse vajalik? No need oskused võivad tulla ka kasuks edaspidises elus. Just nimelt. Riigikaitse on üldse väga vajalik asi, mida peab õppima. See ei ole ainult siuke, ühesõnaga, seda ei pea õppima väga kõrge tasemel, aga mingid riigikaitse oskused võiksid inimesel ikkagi olemas olla, nagu näiteks meditsiin, enesekaitse, siuke põhiline, mis ei ole ainult riigikaitseks vajalik. Nii, mida sina endaga kaasa võtaksid sellest kõigest? No kogu sellest tervest laagrist võtaks kaasa ikka head emotsioonid, mis seal olid ja palju head teadmised, mis saime sealt. Just, mina väga palju teadmisi sealt uusi ei saanud, aga seltskond oli vinge, kogemus äge, muidu üldjuhul sõpradega on alati tore aega veeta, nii et ma soovitan kõigil ikkagi sellest riigikaitsekursusest ja laagrist osa võtta. Aga aitäh kuulamast!